tere uut nädalat. Valin täna valgusteadlikud inspiratsioonikaartidest sulle 3 kaarti. Mida siis universum sulle soovitab ja milliseid sõnumeid või millist sõnumit sulle siis läbi nende tuleb? Valgusteadlikus inspiratsioonikaardid on üdini positiivsed ja hinge toitvad. Kui on tehtud kalendreid, milles on igapäevaselt sellised sõnumid positiivsed ja soovitavad ja meeleolu tõstvaid, hinge toitvaid. Kalender aegub, aga kaardid, sa saad neid kasutada aastaid, nii kaua kui nad vastu peavad, kui ükskord lihtsalt laiali lagunevad. Ja valin nüüd siis 3 kaarti. Ja 3. siis kaart. Nii. Esimene kaart universumi poolt soovitus on see teadvustamine, et igal hommikul ärkan just uude ellu. Nii. Pean võib-olla hakkama teistmoodi kaarte valima, kus saab siis vaadata ülevalt alla kaardite peale, mitte minu peale siit. Igal hommikul ärkan nagu uude ellu. Ootan rõõmuga uusi kogemusi, õnnistan oma päeva ja oma elu. Tähendab, võta igat päeva nagu uut elu algust. Hommikul ärkad ja mõtlegi, teadvusta õigemini on öelda, et see on sinu uus elu. Ja mida sa siis sellel uuel päeval oma uues elus siis teeksid? Sest tegelikult me elamegi nii ehk nii hetkes. Iga hetk on uus hetk. Iga päev on uus päev. Iga hommikune ärkamine on uus elu. Ja sul on igal hommikul võimalik otsustada, et sinu elu on õnnistatud. Sinu päev on õnnistatud. Ja sa rõõmuga ootad uusi kogemusi. Ehk lood juba eos ette heaolus ja rõõmus ja õnnestumistest kulgemist oma päeva. Muidugi on hea mõelda juba ka õhtul enne magaminekut, kuidas sa tahad, et sul järgmine päev on. Aga eriti saad sa õnnistada oma päeva hommikul ärgates. Ennast, oma elu, enda tervist, enda lähedasi, kõiki enda tegemisi. Ja ju on praegu ajaperiood, kus sulle tuletatakse seda meelde, just seda hetkes elamist. Ei ole vaja konnata kogu aeg minevikus ega mõelda, mis saab tulevikus. Järgmisel päeval, järgmisel nädalal. Vaid olles hetkes, selles hetke teadlikkuses, annad sa vabaks kõik ootused, kõik lootused ja annad võimaluse universumil lugeda sinu hingest, mida sa tegelikult tahad. Mitte mida sa kardad või mida sa ei taha, vaid mis on sinu hinge soov. Annab talle juurdepääsu oma hinge teadlikkuse juurde. Ja abistav kaart on minu päeva täidab meeldivad kogemused, elan edus, rõõmus ja õnnetundes. Ja soovitus igal hetkel elada hetkes. Ja teadvustada seda, mis sa oled, mida sa väärid. Ja kuidas sa seda teha saad, on sellega, et tõsta ennast esikohale. Olla iseenda suhtes, ootuste, lootuste ja nõudmisteta. Ja
armastada iseennast tingimusteta, ükskõik mis su elus pole, ükskõik millisena sa ennast sealt peeglist ei näe, ükskõik mis su elus pole varem olnud või siis mida sa arvad, et teised ei arva sinust. Sa oled ainulaadne, sa oled eriline ja universum näeb seda, kui sa annad võimaluse tal oma hinge piiluda. Ja siis saad sa luua seda, mis sa tegelikult väärid ja mida sa tegelikult oma hinges soovid. Mitte oma mõistuse ehk egoteadvusega välja ei siis mõtle. Nii et viibides vaikuses, rahus, teadlikkuses, loeb universum kõiki sinu tegelikke sisemisi vajadusi ja võimaldab sulle seda. Olles armastuses, lood ainult heaolu ja edu ja tervist. Olles hirmus, lood seda, mida sa kardad. On 2 energiat põhilist, ongi emotsioonienergiatena hirm ja armastus. Kumma sina valid? Nii et vali elada siis edus, õnnes ja rõõmus. 3. kaart on see, mille läbi siis seda saad lubada. Iga päev õpin elama mediteerides, kuulan ja jälgin universumi ning iseenda mina juhatusi. Me jõuame selleni, et mis on mediteerimine. Mediteerimine on tegelikult viibimine hetkes. Selles hetkes, mis sa teed. Kui sa sööd, siis sa sööd, sa tajud igat suutäie, iga toidu, tähendab õigemini aistingut, mis maitsega see on. Kui sa jalutad, siis sa naudid seda kõndimist, looduses olemist, mitte ei mõtle seda, mis sa hakkad siis peale jalutamist tegema või mis sulle keegi ütles või mida sa kuskilt poolt kuulsid. Kui sa vaatad filmi, siis vaata filmi, kui loed raamatut, siis loe raamatut. Muideks raamatu lugemine on üks hea meditatsioonivorm, sest sel ajal sa ei mõtle seda, et sa lähed supi keedma ja mida sa sinna supi sisse paned, milles sa keedad seda. Kui me vaatame ümberringi, siis inimesed söövad ja ajavad omavahel juttu, räägivad päeva teemadest või sellest, mida nad tahavad ja kui nad isegi aja juttu, siis ma tean inimest, kellele meeldib söömise ajal raamatut lugeda, ta ei oskagi teisiti süüa või siis mõtleb enda mõtteid ja nii edasi. Nii et õpi elama mediteerides selles hetkes. Kui sa koristad, siis korista, ära mõtle selle peale, mis sa järgmistel hetkedel teed, kui sa selle ära oled koristanud oma toa või kogu elamise. Nii et õpi kuulama enda sisemist juhatust ehk siis sisemise mina ehk hinge ehk kõrgema mina, ükskõik kuidas me ei ütle, soove, teadlikkust ja juhendamisi. Ja soovin sulle siis kulgemist iseenda teadlikkuses ja luba universumil ennast õnnistada selle heaolu, külluse, armastuse ja edu ja õnnistustega. Ma armastan sind, ma õnnistan sind ja ma tänan sind, et sa olemas oled.